I got a whole lot of money, bitches got it for me. Bottle keep popping that water, man, whole jacket. It's a party, it's a party, it's a party. But it feels like an elephant shaking his big great trunk for the hell of it. He knows that you're dreaming about being loved by him. Too bad your chances are slim. And it's not like Mr. Shut the Gate shout when they ask him who is on top. Just teen räägi kiire update ka. No kiire update on see, et võtsime mootori pealt maha uuesti, et teeme siin vajalikud tööd veel ära. Paneme siin silikooni põhja selle karterile vahele, õli jalale, õli selle filtrime uue koha peale. Paneme hooka külge, siduri külge, kasti külge, värvisin natukene veel mingid kohad ära mootori august, mida enne teha ei saanud ja siis panen mootori tagasi vahele. Mis sidur läheb? Sidur läheb Saabi Aero oma. Ja kast on Omega. Ja kast on jah, kastis polegi rääkinud, kast on jah Omega oma siin, tuleb 5. kast. Et algne plaan oli panna siia Bemmi oma, aga läheb Omega teed praegu. Istub üks ühele. Istub üks ühele jah, ei pidanud midagi suuremaid asju ümber tegema ja vaatab kaua ta kestab, et kui midagi peaks juhtuma, et siis vaatab edasi, et siis äkki lähme siis Bemmi kasti peale ikkagi. Aga hetkel läheme Omega. Millel käima läheb? Ma ei taha öelda seda. Ei taha öelda, muidu pärast see jääb kummitama. Siis on vaja teevutseda selliselt, aga no ma ei tea, vaatame. No ma siin provotseeringi Sina niisama. provotseeri, jah. Nii, näita meile seda. Oota, ma panen korra mussi ära. Oli ketas, korv. On siin. Hookas on see. Meil on bussi tehtud sees kartulipõhiuus. Ilusti keevitatud valmis. Põhjad asjad all, et vältida õli loksumist. Ja siis hookas on siis 2,5 kilo umbes kergemaks tehtud originaalist. Oota, siin olidki. Need olid ju sisselõiked tehtud. Ja siit on sisselõiked tehtud. Ja teiselt poolt on ta ka nagu vähemaks võetud. Et 7,7 kilo on praegu. Nii, mootor käis vahepeal maas. Mootorile panime hooratta, sidurid, asjad kõik külge, uued survelaagrid ja sai oma koha peale tagasi. Siia ta nüüd siis jääb. Vahepeal värvisin ära mootoriaugu. Tõenäoliselt kevade poole ma värvin ta veel uuesti üle, vähe parema värviga, aga hetkel on hea tugev krunt siin all. Ja värvitoon võiks siis jääda umbes selline, nagu ta hetkel siin on. Vahepeal tulid siis ära mootoripadjad, et praegu olid siin vahel sellised ajutised metallist puksid, et panen mootoripadjad, uued siia vahele, mis tulevad siis jäigad nüüd. Ma panen siia ühe algse pildi sellest mootorist, kus olid küljes siin kõik detailid. Nüüdseks jääb sellel autol siis ära roolivõim, veepump tuleb tõenäoliselt nüüd elektriline, konditsioneeri enam ei tule ja jääb see
rihmaajam jääb niisugune väga minimaalne, et ma korraks isegi pean vaatama, võib-olla saab mingis osas neid rullikuid siit veel vähemaks, aga tõenäoliselt vist peab ikkagi midagi jääma, et pingutid jääks midagi ikka pingutama seda. Piduri vaakumvõimendi pomm on läinud, siin ka natukene mingid mõtted juba liiguvad. Shifteri hoovastik ümber ehitatud, proovin selle kohe külge, vaatan, kuidas see toimima hakkab, sellepärast, et autol on nüüd uus shifter, Bemmi oma, läheb ilusti Omega kastiga, läheb kokku see kõik ja salongi sai ka üle tehtud, et salong jääb samamoodi tume, põhjavaip tuleb siia ka uus, et selle pean nüüd natukene vaatama, et kus ma siia leian niisuguse tumeda ilusa. Ja siin ka üks projekt siis järgmisi on tulemas. Uus päev käes, sain täna juppe kätte, plaan on teha siis pidureid natuke hakata tegema stance.ee-st, selle jaoks vajalikud jupid väga kiirelt kätte saanud. Sleepers Garage aitas pedaali ümber ehitada natukene, et saaks selle toimima hästi ja intercooler ka olemas, plaan see paika sätitada ja vaadata, kuidas ta siia hästi istub. Vahepeal ajasime autod ringi Siimuga, Siim siin toimetab oma Audiga teisel pool ja hakkame tegema. Spartel Racingu fabritseerimismeeskond hakkab tänaseks lõpetama. Pedaal on meil siis niisugune nüüd, siia läks vahele siis see balansseerimisvarras, kuhu tulevad siis silindrid külge. Siia sai tehtud üks tugevdus ka veel juurde, et see asi ikka oleks tugev ja jätkusuutlik. Hakkasin vaikselt siin kuulerile asukohta otsima. Vaatab, kuidas selle saab siin paika panna. Alguses ma ostsin teistsuguse kuuleri, aga sellel kuuleril oli vähe teine mõte, et oli plaan panna siis tuua siit kohast välja torud, aga siis poleks see tavaline radikas seni ette ära mahtunud. Ja nüüd mul on üks kuuler üle, et kellel on soovi, siis saan ära müüa, aga hetkel läks siis selline lahendus ja arvan, et nagu ruumi mõttes on see võib-olla äkki isegi päris hea, et jääb selline viisakas ja ruumi natuke muude asjade jaoks ka, et nüüd siin on vaja hakata veel natukene lõikuda, et teda ilusti paika saaks täpsemini. Ja silindrid kinnitus ka, pidurisilindrite kinnitus sai paika. Ka sai tehtud siin plekis siuksed kronsteinide kinnitused ja võiks saada ka varsti külge ja saada hea. But it feels like an elephant shaking his big great trunk for the hell of it. You know that you're dreaming about being loved by him. Too bad your chances are slim. Murelik nägu on peas. No räägi natukene oma mõtteid. Jaga oma mõtteid. No panen seda kuuleri kinnitust siia, kuhu ma tahaks kuuleri siia külge kinnitada. Vaata siia poole ja siis räägi kõva häälega. Ma tahaks kuulerit kinnitada siia külge, selle raami külge ja siis samas sellega ka ära nagu tugevdada siis eest, et oleks lantsekad tugevamad. Aga see auto on ikkagi ju kõver, vaata, et 70-ndatel ei tehtud sirgeid autosid, siis on see paras nagu jama, et saada sassi ikkagi ilusti sirgeks. Et tuleb palju sätitada ja teha, aga lõpuks jääb ikka natuke kõver kuskilt. Aga noh, see ongi nendega, et ega ei saagi, tehtigi need autod juba teha, sest tehti kõver, et need autod. Keevitust võiks ka olla, saaks punktida kinni asja. Jah. Sleepers tegi ilusa raami tegi Kristjan, aga mingi keevits võiks olla jah, et sa paned punktid ära ja püsiks see. Jah. Kuuler sai jää nüüd, on ju? Ma näitan kuulerit. Jaa, kuuler on hästi. Seda sai ka, see on juba teine kuuler tegelikult, on ju? Jah. See istub ilusti siia. Aga ei olegi midagi
midagi muud ei olegi, kui palju katsetamist ja lõikamist ja mängimist ja jah, väga palju. Külge ja lahti ja panin siia puksid ka vahele, aga sellepärast ta saab panna puksile. Niimoodi ta võiks jääda. umbes nii on ju. No nii. Saad hoia korra, ma vaatan eest korra. Ja, no äge. Reiskaar juba. Nii on äge, on ju. Nii on äge. Vaatame kes aukudest ka. Ja ilusti aukude taga on ka kuuler ja kõrgus on hea ja Siia paneks ilusti selle jaotusradika alumiiniumist, on ju. Voolikute vahele. Torud saab ka ilusti tuua siit äärestis. torud jooksevad päris hea koha pealt siis lõpuks vaata. Ja, Nende lantsakate pealt täpselt on ju. Nende... Siit ka toob sinust turbasse siit. Siia toob siis Drosseli toob siia, mis paneme, saab otse tuua siit Drosslisse sisse. Well, it feels like an elephant shaking his big great trunk. Oli hästi või? Väga hästi. Vaata, ma tahan seda näpparile. Mis ta mõte siis oli, et keegi siis kunagi võis siia kuradi rooli kardaani vahele jääda või? Panid siukse kuradi võrgu ümber. Kuradi võrgu pansin. Tuled see raud, kui haiseb kuidagi vanasti. Täitsa teistmoodi, mingi rõve hais. Roost ja rauhais. No ta nagu väga roostus ka ei ole, aga ta kuradi haiseb kuidagi vanu-aegselt. Mingi need restauraatorid nutavad, lihtsalt vaatavad seda videot ja nutavad. See lihtsalt relakaga rapid autot, vaata. Klassikat. Nonii, kuule, võtame kokku, mis vahepeal siin toimunud on ja... Kuule jah, panime siin kuuleri ette ära, on ju, selle nüüd oma asukoha peal, jääb ta siis siia. Kõik kinnitused, torud, voolikud jooksevad hästi. Vahepeal ehitasime siin pedalboksi valmis, panime silindrid paika. Need on ka nüüd tehtud. Paar sellist reguleerimisvarrast oleks vaja teha veel sinna külge. Ja kui need on tehtud, siis põhimõtteliselt võiks torusi vedada ja saab selle auto sidurdama ja saab pidurdama ka. Mis on ju väga suur samm tegelikult edasi. Nii ta on. Ma ei tea, mis veel. Mis järgmiseks? Järgmiseks siis ootame väljalaskekollektorit. Siis võiks turbo panna sinna külge. Siis saaks teha ära kuuleri ühendada turboga. Siis annaks sisselaskekollektori tegemisse. Ja siis vaataks edasi, siis hakkaks kütusesüsteemi ehitama. Aga eks siis neid videosi ja pilte siis paneb järgmisse videosse. No vinge.